võta siis sõna. Tervist, siin on siis Kanal 2 erireporter tulnud siin kohale. Vesa Pets oli meil siin ja kuhu on teil minek siis nii kangesti? Kuule, lähme sinna Everesti vallutama. Lähete Everest, jah? Toidumoon on kaasas, kõik ilus. Milleks see? Ahah, alkohol. See on väga tore. Alkohol. Ainult alkoholi me vaja. Tee peal on vaja jah turgutada ennast ja seal võib olla metsik, ma usun teid. Au Eesti meestele. Tipp on valge. Tipp on valge, jah, see veel jumalasi pauku täis, ma mäletan. Kuule, aga olgu siis, asuge teele. Asuge teele. Jah, okei, nägemist. Edu teile. Ja nii on läinud lahti vallutamine. Ja mõni mees on teadmata kadunud siin tellingutel. Ei leia vist rada üles. Poissid, mis te nalja teete? Rada ees ju. Aga jah, edu siis teile ja seljakotid selga. Aga ma lähen siis, liigun. Aitäh. Ja nüüd otseülekanne. Oleme tulnud siia Kihelkonnale, et vaadata vapraid mehi, kes on läinud vallutama meie metsikut. Kuidas nüüd öelda siis sellist, mitte nüüd torni, aga ühesõnaga sukkene post või midagi sellist, et mehed on jõudnud päris kaugele, et vaadake, et milline maa on juba läbitud, et noh, mõni mees vist hakkab magama ja hakkab teistest maha jääma, et jah, et hetkel lähme nüüd uuesti reklaamipausile, vaatame, mida Tosi meile pakub uusi tooteid ja siis okei, tuleme uuesti otseülekandega tagasi. Jääge meiega. Ja tervist, oleme nüüd tagasi jõudnud siin meeste juurde, kes vallutamas siin metsikut masti. Ja panite tähele, väga huvitavaid tooteid pakkus meile Tosi ja selline pesumasin on nüüd vaadake välja tulnud, et ise nagu peseb. Et ei peagi enam kätega pesema, väga mõnus selline. Taigub ka või? Et mehed on jõudnud, siin on, vaadake kui palju, siin on Tele2 filmimees Armin Karu ja Elisa vend Iti Sipelgas on meil siia külla tulnud. Ja vaatame, et mehed on jõudnud üles. Väga aplaus neile. Ja nad proovivad neid kuradima kasti sealt ülevalt alla tuua. Kuidas see neil õnnestub, seda me ei tea. Seda me näeme kohe hetke pärast. Jääge meiega. Nii. Kuhu on nad küll läinud? Mida need mehed endast mõtlevad? Ja nüüd mul, ärge pange tähele, noh, meil oli eile reporteri pidu, et siis nägime väikse noogid, et noh, käsi väriseb. Aga seega asja juurde. Nii, mehed. Mida nad seal küll teevad? Ei tea, aga eks see selgub hiljem. Et siis, muide meil on televaatemäng on ka siin pandud loosi, et helistage numbrile 900 2005 ja arvake ära, kes on telefoni taga. Kas Liis Loss, Heidi Purga või Tiina Ojuland? Ja auhinnaks on välja pandud tuli uus diiselmootoriga triikraud. Väga mõnus. Ökonoomne triikraud. Aga mida nad seal küll endast mõtlevad, ei tea. Teevad nad midagi, ei tee. Üks mees keerab seal. Üks mees hakkab lolli pildama, vaadake, mida ta nüüd tegema hakkab. Tuleb. Mul läks ka eelmine kord kõvaks. Ja mida teeb viimane mees? Kas ta viskab kasti alla? Seda me ei tea. See võib selguda järgmises saates. Või millega ta tegeleb? Seda me ei tea. Tuleb ja... Oi, mul läks
nokku otsa pihta läks natuke. Aga mehed hakkavad joonuks jääma, see on ilmselgelt näha. Ilmselgelt on näha, et on mehed joonuks jäänud. Kohe tuleme tagasi, jääge meiega. Ja nüüd on siin näha neid poiste alkoholivarusid, kuid aga tegelikult kui hästi tahta, siis siit saab veel, aga ei tea, ootame kuni mehed tagasi tulevad, siis teeme otse intervjuu nendega. Jääge meiega. Nii. Tiina Ajulandiga oli meil vahepeal reklaamimas väga huvitav intervjuu, et siis vaatame, millega tegelevad meie vaprad mehed. Ei tegele millega, üks on hakanud vapralt ees liikuma. Kuidas on jaksu teistel järgi tulla, ei tea, see selgub hiljem. Ja nüüd oleme intervjuus otse Kangro sigadosakonna juhatajaga Armin Karu. Kuidas on teil olnud see mööt? Aasta ja töötaja ka, et see aasta ka käis hunta, see muusis kaks joa. Sa oled lall. See võib minna maksma, rääkige nüüd meile, kuidas oli saak eelmisel aastal? Oo jaa. Ja üks mees on jõudnud alla, kohe võtame tema rajalt maha, et teha intervjuu temaga. Et saad emotsioone, millised emotsioonid, ei tea, see selgub kohe. Oleme jõudnud siia. Ja mees tuleb vapralt, kindlad on kätte pannud, õige. Üks mees on alla jõudnud, kohe ja on ka kindlam tunne, kui jalad maas on. Millised emotsioonid on laes. Laes. Kuidas oli adrenaliiniga? Väga madalal oli. Ahah, okei. Ma olen pissi. Kurb asi. Nii. Pissu. Siim läks sinna kuradi Alpides, käis kusel ja unustas nokku püksist välja. Ja oi seda valu. Võtsime tal 4 sentimeetrit otsast ära. Ja jäi siin üles. Jah, see jäi siin ülesse. See jäi kotkastele. Mägi kotkastele. See on väga moekas värk. Et 4 päeva olime seal. Ahah. Oi, mis see on? Kas see on mingi vajalik tutt? See. Ei tutsin. Vaatan, võtsin Alpidest. Alpidest võtsin kaasa väga hea. Alpi majas, nüüd oleme valmis. Kuid on mehed jõudnud maa peale. Meestel on, kõik on lakku täis, nagu arvata oli. See oli Väsitav. Väsitav, ja teine mees on ka jõudnud. Teeme järgmine aasta jälle. Järgmine aasta jälle? Ega siin mine. Kuidas oli? Valmistume Tali olümpiaks. See võis olla väga moekas. Ja kuidas oli mõnus? Kuule päris hea oli. Kõrvad on jäässe võtnud nagu näha ja... Joo, kraat. Palavus. Sõda oli arvata. Aga ühesõnaga, sellega on siis meie meeste turniir lõppenud ja reporter läheb koju. Tulge uuesti meile. Olge meiega. Neljapäeva õhtul kell 18:00 XX ja poiss sai voolu. Aga kohtume kanalil 19.50 XX Hustler tiim. Ja hakkavad joonuks jääma. Siin inimesed lähevad lolliks. Ja mis see on? Mis see on? Näe, jälle üks mees. Nii. Aitame teda. Oota, ma katsun perset. Vaadake seda. Vaadake. Aita las! Ma pidin perse aukku lükkama. Jälle üks mees. Oi, sul on tuss. Vaadake, kus on ikka mees harjunud ikka politseis põgenes. Parikuur. See on parikuur. Parikuur. Metsik. Hüppa alla, tee veel. Ja kus sina hakkad minema? Ei lähe kaablit varastama. Kaablit ei lähe varastama, lits. Ei lähe. Aitab. Ja üks mees. Ja mees on üle. Kuid lõpetame ja kohtleme Blue Hustler XX Extreme pornokanalil. Neljapäeva õhtul kell 18:00. Spider-Mani filmiga. Ja jääge siis meiega. Vaadake nüüd. No, ja nüüd on inimesed jäänud lolliks. Joonuks on jäänud inimesed. Huvitav, mis see? Ei, see ei tee. Mehed on jõudnud üles. Ja kõik tahaksid tegelikult onaneerida nagu näha. Aga jah, okei. Kohtume neljapäeva õhtul. Jääge meiega.